Tere hommikust! Tere tulemast webinarile vähemalt põhihariduse omandanud NEET-olukorras noorte toetamise võimalused Tartumaal. Webinar toimub siis mittetöötavate noorte konkurentsivõime tõstmine Tartumaal projekti raames, mida rahastatakse siis ühtekuuluvuspoliitika vahenditest. Mina olen Jaanik Orav, olen Tartu maakonna noortegarantii tugisüsteemi teenuse projektijuht ja tänane päevakava on siis selline, et meie anname ülevaate NEET-olukorras noorte toetamise võimalustest Tartumaal, kohalikes omavalitsustest ja räägime ka edulugudest, mis meil siis selle aasta ja 5 kuu jooksul on võimalik olnud saada. Ja kell 10.00 tuleb meie ette doktor Kristina Kroon, kes räägib sellest, et kas noor on lihtsalt laisk ja motivatsioonikäitumise ajuteadlikust taustast. Kell 10.45 tuleb Liine Maasikas, kutsevalikuõppe koordinaator Tartu rakenduslikust kolledžist ja räägib meile kutsevalikuõppest ja NEET-olukorras noorte võimalustest VOKOs. Kell 11.30 on Kaia Veltmann Eesti Töötukassast Tartumaa osakonnast juhtumikorraldaja, kes räägib noortest ja nende toetamisest Eesti Töötukassa näitel. Kell 12.15 on meil 45-minutiline lõunapaus ja kella 1 tuleb meie ette Kaisa Reimal, kes on kunagi olnud NEET-olukorras noor ja tema räägib meiega sellest, kuidas toetada noorte haridus- ja tööelus edasiliikumisel. Ja kell 13.30 on meil noortegarantii tugisüsteem Tartumaal täies koosseisus teie ees ja räägime sellest, kuidas on meil läinud esimene aasta. Ja webinar lõpeb umbes kell 2. Ja selleks, et teie saaksite ka päeva jooksul meiega kaasa rääkida, on YouTube'i kirjelduses link Slidole, kuhu te saate esinejate esinemise ajal panna küsimusi. Te saate hääletada nende küsimuste poolt, et mis on sellised populaarsemad küsimused, võtame esimesena ja on võimalus siis esinejatele esitada nende teemakohaseid küsimusi. Ja natukene siis noortegarantii tugisüsteemi teenusest Tartumaal. Alates siis 24. aasta algusest on siis Tartu maakonna kohalikes omavalitsustes tööl noorte heaolu spetsialistid kõikides kohalikes omavalitsustes ja nemad pakuvad siis noortegarantii tugisüsteemi teenust kohalikele noortele. Meie kontaktid on saadaval siin QR-koodil või siis kui lähete www.tartumaa.ee lehele, siis seal on ka meie kontaktid ja info olemas, millega tegutseme. Ja meie meeskonda kuulub siis 5 liiget, kellest 4 on noorte heaolu spetsialisti. Vasakult alustades on meil siis Kersti Raiküla, kes on Tartu valla noorte heaolu spetsialist, Kristi Liiv, Elva Nõo valla noorte heaolu spetsialist, mina Jaanik Orav, projektijuht, koordinaator, Merilin Priime, Kambja Kastre-Luunja noorte heaolu spetsialist ja Marina Reinsalu, Peipsiääre noorte heaolu spetsialist. Ja tänase päeva jooksul me saame väga palju teadmisi ja kogemusi kuulda just noorte heaolu spetsialistidelt, kes siis oma tööpõllul saadud kogemused toovad teie ette. Ja me alustamegi kohe Kristi Liiviga, kes räägib meile siis sellest, kuidas meie töötame NEET-olukorras noortega. Ja tere ka minu poolt, et võib-olla ma lühidalt siis tutvustan ennast ka. Minu nimi on Kristi Liiv, olen veidi üle 3 aasta töötanud nüüd Elva vallas noorte heaolu spetsialistina ja veidi vähem kui aasta Nõo vallas. Aga jah, et miks ma nagu julgen siin rääkida sellest teemast, et kuidas noortega üldse suhtlema peaks, et varasemalt olen juba 10 aastat noortega sotsiaalvaldkonnas töötanud ja kuigi jah, probleeme on palju, siis ma olen suutnud õppida neid võtma kui väljakutseid ja võimalusi. Asume siis asja juurde, et kes on see NEET-olukorras noor. Et kes seda lühendit NEET ei ole varem kohanud, siis
See sõna moodustub ingliskeelsetest sõnadest not in education or employment or training, ühesõnaga noored, kes ei tegele mitte millegiga. Ja meie konkreetselt siis töötame 13–29-aastaste noortega, kes hetkel on töötud. Nad ei pea töötuna arvel olema, aga lihtsalt ei käi tööl ja nad vajavad mis tahes tuge. Siin on siis lühike nimekiri nendest peamistest teemadest, mille osas me noori toetame ja nõustame. Et laias laastus need teemad jagunevad siis kõik töö- ja karjäärivalikutega seotud teemadeks ja teine suur osa on siis vaimne tervis. Ja samuti ka igasugune asjaajamine ametiasutustega. Ma räägin nendest kõigist asjadest natuke lähemalt siis konkreetse näite juures. Ja siin sellel slaidil te näete siis neid põhilisi teenuseid või aspekte, et mida me kasutame, et noort toetada. Meil on oma projekti raames võimalik noori suunata psühholoogilisele nõustamisele, kuhu nad saavad suhteliselt kiiresti, loovteraapiasse, siis meil on koostöö ettevõtjatega töömentorluse vormis, meil on võimalik suunata noori teatud kursustele, ja loomulikult me kasutame ka kõiki teisi avalikke teenuseid, näiteks siis Töötukassa teenused. Nüüd siis natukene konkreetsemalt, et kuidas me ikkagi noorega töötame. See on võib-olla pisut nagu teistmoodi, kui tavaliselt sotsiaalsüsteemis ollakse harjunud. Ja kuigi mul siin esimese asjana on kirjutatud, et koostöö on 100% vabatahtlik, mida ta ka on, siis tegelikult meie ikkagi võtame selles noorega suhtlemisel aktiivsema rolli. Me püüame seda kontakti säilitada, seda luua, me helistame noorele, me kirjutame. Ja see on just sellepärast, et need noored tihti on suhteliselt madala motivatsiooniga ja neil lihtsalt ei ole seda algatusvõimet, et ise abi otsida. Samas väga oluline on ikkagi noort igal juhul austada, tema otsustusvõimet ja iseseisvust, et juhul kui noor ikkagi, et seda tuleb alati kuulata, et mis on tema soov tegelikult. Samamoodi me oleme hästi paindlikud kohtumise aja ja selle vormi suhtes, et kellele sobib telefoni teel, kellele neti teel, kellele silmast silma kohtumised. Ja kuigi siis meie selline ülim eesmärk on see, et noor saaks tööle, siis tegelikult ikkagi eelkõige tuleb kuulata, et mis on nagu noore soov või eesmärk, mis on tema jaoks oluline saavutada. Ja üldiselt me oleme valmis kõikil teemadel noorega rääkima ja kaasa mõtlema. Ja kuna ma olen juba mõnda aega praktiseerinud, siis on silma jäänud teatud asjad, mis siis tagavad seda, et sellest noorega koostööst võiks tulla ka mingisugune edukas tulem. Ja ükskõik, mida meie teeme, siis tegelikult kõige olulisem on see, et noor ise sooviks oma elus midagi muuta, kuhugi edasi liikuda. Ja see võib olla ka mis tahes üliväike selline idee või unistus, et sellest juba piisab, et kuskil suunas liikuma hakata. Samuti ma näen ise ja ma arvan, et me kõik oleme veel nõus, et noore jaoks on väga oluline, et see kontakt oleks väga inimlik, autentne ja me räägiksime sellises keeles, et noor kindlasti aru saab, et millest me temaga tahame rääkida. Samuti on ülioluline pidevalt julgustada ja vajadusel ainult ka juhendada. Ja ka info pakkumisega noorele tuleb olla ettevaatlik, et mitte teda infoga üle valada ja ära hirmutada, et mida kõike ta peaks tegema, vaid lihtsalt selgitada välja kõigepealt, mida ta üldse tahaks teha või mida tal oleks vaja teha. Oluline on ka jälgida lihtsalt protsessi, seda nõustamis- või koostööprotsessi, et kas me saavutame kontakti, kuidas meil nagu omavahel läheb ja vaikselt väikeste sammudega tulemuste poole liikuda. Samas, kui see kõik kõlab natuke kuidagi liiga pehmolt, siis tegelikult on ikkagi ülioluline nii noore kui töötaja jaoks, et oleks väga selge, kes mille eest vastutab, mis on kelle ülesanne. Samuti on oluline, et need suhtluskanalid oleksid mõlemal osapoolele mugavad. Ja kuna noortel on tõesti tihti väga komplekssed probleemid, siis on väga oluline, et noorte heaolu spetsialist teeks koostööd teiste spetsialistidega.
Ja nagu meil kõigil võib-olla elus on ka väga oluline, aga ebakindlale noorele on väga-väga oluline, et oleks ka plaan B, juhul kui see plaan A või esimene valik ei õnnestu. Ja kuna meil täna siin sellist päris vaimse tervise spetsialisti kohal ei ole, siis ma võtsin endale õiguse rääkida lühidalt ka vaimse tervise poolest ja sellel slaidil on siis näha see küllaltki kurb statistika, et tegelikult pisut rohkem kui pooled meie noortest on depressiooniriskis ja 37% on ärevushäirete riskis. Ja seda ma arvan, et kõik noorte heaolu spetsialistid oma töös ka näevad, et meieni tihti jõuavad ikkagi mingisuguse psüühikaprobleemiga noored. Ja selles uuringus ma olen leidnud, on välja toodud just need kõige olulisemad aspektid, mida iga noortega töötav spetsialist või isegi lapsevanem peaks enda jaoks nagu teadvustama, et isegi kui noorel on vaimse tervise probleemid, siis tihti ta ei julge nendest rääkida, sest et teda võidakse hukka mõista. Ja kui ta isegi kuskile nõustamisele lõpuks võtab julguse kokku ja kohale jõuab, siis võib olla probleem selles, et nõustajal on tema jaoks liiga vähe aega või siis ükskõik kellelgi, kellele ta tahaks ennast avada. Ja samamoodi on ülioluline, et see füüsiline keskkond, kus see nõustamisprotsess toimub, et see oleks turvaline, et seal oleks eraldatud ruum, et seal ei kõnni kõrvalised isikud. Et seda kõike me püüame siis oma töös ka oma noortele tagada. Ja siin on siis hästi lühidalt, ma usun, et enamus meist võib-olla on kokku puutunud sellega, et kuidas ära tunda depressiooni ja kuidas depressioonis inimesega tegeleda, aga ma olen siin ikkagi, kuna see tõesti moodustab väga olulise osa meie tööst aru saada, et mis noore psüühiline seisund on ja siis tegelikult ka lähtuda sellest temaga suhtlemisel, siis ma olen sellel slaidil ära toonud need põhilised asjad, et need punaste tärnikestega on siis need, mida peaks tähele panema noore puhul ja ütleme, et kui neist juba 3 on noore käitumises või olemas, siis tegelikult on põhjust muret tunda ja temaga sel teemal rääkida. Ja üldiselt, mida me väga tihti näeme tõesti, et depressioonis noor, esiteks tal ei ole motivatsiooni muidugi, et sa pead ise algatama seda kontakti, talle mälu kehva, talle tuleb meelde tuletada kohtumise aega, mida ta tegema pidi, asju koos tegema ja kindlasti tuleb ka tunnustada iga tema pingutust ja teda ei tohiks ka survestada mingeid asju nagu kiiresti lahendama, et tõenäoliselt see paranemine sellest depressioonist välja tulemine võtab aega. Ja igal juhul ka meie töös lõppeesmärk on, et kui see kontakt on saavutatud, et ta läheks ikkagi ka professionaalset abi otsima. Aga tavaliselt see ei ole nagu noorel esimene mõte, et ma tahaks väga psühholoogi või psühhiaatri juurde minna, et selleks tuleb ikkagi usaldus tekitada. Ja tegelikult veel rohkem kui depressiooniprobleemiga noori jõuab meieni ärevushäirega noori. Ja siin tuleks siis vahet teha, et mis on normaalne ärevus, mis on siis see, kui juhtub midagi ootamatut, mingi pingeline olukord, siis sellises olukorras on väga normaalne tunda ärevust. Samas ärevushäire on nüüd selline probleem, kui ärevus tekib nagu justkui mitte millestki, kestab väga pikka aega, ja see segab nagu igapäevaeluga toimetulekut. Ja neid kliente ma näen ka väga-väga tihti või noori, et kes minu juurde tulevad ja nad istuvad, käed värisevad, higistavad ja tegelikult on väga oluline sellele nagu seda normaliseerida, et täiesti öeldagi, et ma näen, et sa oled väga ärev, et kuidas sa ennast tunned ja aidata just neid tundeid ka nagu väljendada. Sest et ärevus on selline asi, mida ei saa nagu lihtsalt ära ajada, vaid see tuleb ära kannatada, need sümptomid, ja mida vähem sellega nagu nii-öelda selle ärevuse peletamisega tegeleda, seda kiiremini see tegelikult üle läheb. Et see on väga füsioloogiline sümptomaatika tegelikult. Ja samamoodi nagu depressiooniga, et tegelikult kui lõpuks noor oma ärevusega vaimse tervise spetsialisti poole pöördub, siis üldjuhul on ärevus väga-väga hästi ravile alluv psüühikahäire ja sellega on täiesti võimalik elama õppida ja seda me siin tänase päeva jooksul veel ka nii mõnelgi näitel saame kirjeldada. Et see ei ole midagi sellist, mille pärast peaks elu elamata jätma.
Ja siis kõige siin minu viimasel slaidil on siis üks edulugu minu tööpraktikast. Ma ütleks, et see on väga tüüpiline lugu. Enamasti minu juurde siis jõuavadki sellised põhiharidusega või gümnaasiumiharidusega noored. Ja sellel konkreetsel neiul oli siis juba kutsekoolis ka eriala omandatud, aga tal oli põhikoolis olnud väga raske selline koolikiusamise juhtum, mille tõttu ta oli ka kooli vahetanud. Ja nüüd peale kooli lõppu siis tal tekkis väga tõsine ärevus ja depressiooni sümptomaatika ka samamoodi. Lisaks oli tal probleeme liigestega ja see kodune taust ei olnud ka just kõige lihtsam, et tema isal oli alkoholiprobleeme, vanemad olid lahutamas ja vanemad olid otsustanud enda ühise koduga ära müüa ja põhimõtteliselt oli see noor pandud fakti ette, et nüüd sa pead oma elu elama hakkama. Ja miks ma olen selle siis siia nagu näiteks toonud, on see, et see on ülihea näide sellest, kui noorel on teatav sisemine motivatsioon olemas ja tal on ka väline motivatsioon olemas, siis tegelikult see tulemuse saavutamine võib olla küllaltki kiire, et sellel konkreetsel juhtumil siis põhimõtteliselt 6 kuuga olid kõik selle noore probleemid nii-öelda kontrolli all. Ja mis olid need siis võtmetegurid, et kindlasti oligi see, et see oli noor pöördus ise minu poole, mida juhtub väga harva. See juba näitab seda motivatsiooni, sisemist motivatsiooni oma eluga midagi peale hakata. Ja ta oli koheselt, tegelikult ta pöörduski selleks, et saada psühholoogilist nõustamist. Et tol hetkel ta ei olnud töötukassas kirjas, ta ei olnud koolis, ta ei käinud tööl ja tal lihtsalt ei olnud tegelikult rahalisi võimalusi psühholoogilist nõustamist saada. Ja siis ta hakkaski psühholoogi juures käima ja samal ajal me hakkasime siis tegelema sellega, et leida see tema töövaldkond, et kuhu ta sooviks edasi suunduda. Ja me tegelesime seal päris pikalt, mitu kuud ja lõpuks me leidsime ühe konkreetse nagu valdkonna kaubanduses, mis talle meeldis ja leidsime talle ka tööpraktika koha. Ja samal ajal ta oli ka töötukassas arvele võtnud ennast, ta sai sealt ühe koolituse, mis oli seotud selle tema tööpraktikaga, ta tegi selle koolituse ära. Ja siis loomulikult, et see protsess nagu ei olnud nagu nii lihtne, nagu ma siin praegu räägin ja slaidi peal paistab, aga ta sai sinna ettevõttesse ka tööle, kus ta praktikal oli. Ja töötukassas sai tal tehtud töövõime hindamine, mis on ka üks väga oluline asi, mida me ikkagi selliste terviseprobleemidega noortele soovitame, et tuleks töövõime hindamine ära teha. Ja kui tal oli töövõime hinnatud, siis ta sai tööalast rehabilitatsiooni ja selle raames siis ka taastusravi, füsioteraapiat ja nagu kõik tema eluvaldkonnad hakkasid vaikselt lahenema ja ta leidis ka uue elukoha koos oma elukaaslasega ja kõik see asi hakkas nagu õigesti jooksma. Mis võib-olla on jah, et siin slaidi peal see tundub kõik küllaltki lihtne ja loogiline, et niimoodi tehaksegi asju, aga loomulikult siin selles protsessis oli mitu sellist väga nõrka hetke, kus õnneks ta kuidagi, kas ma sattusin talle helistama või ta ise mulle andis teada, et tema nüüd enam midagi ei tee ja tema enam mitte midagi ei taha ja üldse kõik on läbi. Ja siis kuidagi ma suutsin ta ikkagi maha rahustada iga kord, et ma suutsin leida kohe selle aja, et tegeleda selle nõrkusega ja see kuidagi, ta sai aru, et okei, proovime, rahunes maha ja asi läks jälle edasi. Et selles mõttes oli väga hea ja tore näide. Aga siis on minu poolt vist kõik, et kui meil on küsimusi, siis... Jah, meil on küsimusi. Esimene küsimus, mis publiku seast tuli, on selline, et kuidas te mõõdate oma töö tulemuslikkust? No, eks meil on loomulikult objektiivsed mõõdikud, kuna me oleme projekti rahastusel ja siis on ka subjektiivsed mõõdikud, et üks asi siis ongi see, et teatud protsent noortest, kellega me töötame, peavad saama tööle. Aga see on siis 25% kõigist noortest idee poolest võiksid tööle saada. Aga loomulikult, nagu ma siin välja tõin, et igal noorel on oma individuaalsed eesmärgid, et kõigi puhul mina isiklikult näen, et see eesmärk on noore toimetuleku parandamine.
See tähendab muidugi ka seda, et tal peab olema mingi sissetulek mingil hetkel, kui ta seda vajab, kui ta elab kodus ja tal on nagu tagatud, siis loomulikult, aga noh, näiteks ka töövõime hindamine, vajaliku ravi saamine, ma ei tea, mingite eesmärkide leidmine, et juba need on samamoodi tulemus. Ja siis meil on siin mõned küsimused veel, et mida teha siis, kui tundub, et justkui kõik on noorega tehtud, et kõik variandid on läbi proovitud, tundub, et kõik lahendused, mis maailmas on läbi proovitud? Jah, et enamasti või suure osa meie noortest moodustavadki sellised noored, kellega justkui on nagu kõik tehtud, aga alati juhul, kui noor nüüd tõesti ei soovi üldse kontakti noorte heaolu spetsialistiga, siis on võimalik ikkagi kas tema perega või vanematega või lähivõrgustikuga nõustada neid, et mida nendega peaks tegema. Aga samas, kui noor vähegi kas või ühe korra on nõus kohtuma, siis tegelikult alati ta tahab millestki rääkida. Võib-olla ta ei taha lihtsalt nendest asjadest rääkida, millest täiskasvanud arvavad, et ta tahab rääkida. Või ta tahab lihtsalt isegi vahel tahavad kuulata ka, kui tundub mulle vähemalt, et oluline on ikkagi noorele nagu seda kontakti säilitada või proovida seda tekitada, mitte nüüd nagu liiga pealetükkivalt, aga ikkagi, ja vahel on ka väga oluline aru saada tõesti, et mis kellaajad või mis kanalid noorele sobivad, et seal võib olla mingi selline probleem, mis takistab seda noorega kontakti saavutamist. Et kõige esimene asi olekski ikkagi see kontakti saavutamine. Et see, et ta lõpuks tööle jõuaks, see on nii kauge eesmärk, et nagu ma ütlesin, et see protsessile keskendumine. Sa tõid väga palju praegu välja kontakti saavutamist. Kuidas sina noorega kontakti lood? Ma arvan, et pool sellest edust on julge peale hakkamine, lihtsalt lendad peale nii-öelda, aga viisakalt muidugi läbimõeldult, sõltuvalt sellest noorest ja tema taustast, et muidugi mida rohkem tausta sa tead, seda lihtsam see on, aga üldiselt ja väga ka selline tõesti konkreetne, mitte liiga pikalt, aga konkreetne jutt, et noor saaks aru ja alati muidugi müüb see, et miks see sulle kasulik on. Et noor tegelikult tahab endale head ikkagi, et sa pead suutma talle ära nagu selgitada väga lühidalt ja konkreetselt, et miks see võiks talle kasulik olla, kui ta minuga suhtleb. Ja veel selline küsimus, et mida teha, kui noor keeldub igasugusest abist ja kui noor ravib oma meeleoluhäiret enda valitud vahenditega, näiteks arvuti või kanep? Jaa, et see on ka selline olukord, mida väga tihti ette tuleb ja need on muidugi rasked juhtumid ja kurvad juhtumid, aga seal kõlab natuke nagu juba halvasti, aga seal on tegelikult vaja ikkagi ka kodus seda distsipliini tekitada, et tõesti, kui on seal juba narkosõltuvus või narkootikumide kasutamine, siis tegelikult see on noore enda huvides, kui tal seda teha ei võimaldata kas või kodus elades. Et sel hetkel siis ikkagi vanemad peaksid ütlema, et kui sa soovid sellist elu elada, siis palun mine ela seda omaette kuskil mujal. Et see võib tekitada sellise võimalus, et see noor hakkab aru saama, et tema otsustel on mingid tagajärjed ja tal võib tekkida motivatsioon midagi muuta. Arvutisõltuvuse puhul natukene keerulisem, aga samamoodi seda interneti kasutust saab tegelikult piirata, et ikkagi tekitada seda distsipliini. Ja see, need on juba need asjad, mida meie spetsialistidel nagu ei saa teha, aga mida on võimalik kodus teha ja vanemaid me ka muidugi proovime nõustada, aga tihti on nad ka alaealised veel ja see ongi nagu keeruline üldse nagu, aga siis saabki vanematega ikkagi töötada nii palju kui võimalik. Ja millised asutused või teenused on sinu jaoks igapäevased koostööpartnerid, kellega koostööd teed? Ja põhiliselt siis kõik vaimse tervise spetsialistid, et see ahel on nüüd siis selline, et vaimse tervise õde kohtub noorega, siis ta suunab edasi psühhiaatri juurde ja samal ajal, kui on võimalik või noor soovib, siis ka psühholoogilist nõustamist pakkuma ja loomulikult ka Töötukassa ja tööandjad. Aitäh, Kristi! Aitäh ettekande eest ja aitäh, et andsid meile ülevaate sellest, kuidas meie töötame NEET-olukorras noortega. Nüüd tuleb kohe meie ette Merilin Priimäe, kes siis räägib sellest, kuidas meie töötame koostöös vanematega.
Tere ka minu poolt, mina olen siis Merilin Priime ja töötan Kambja, Kastre ja Luunja vallas noorte heaolu spetsialistina. Mulle väga meeldis kuulata Kristi esitlust meie töö osas, mis andis minu arvates suurepärase ülevaate, kes me oleme ja mida me teeme. Võib-olla ma räägin lisaks sellest natuke enda tausta ja siis me läheme järgmise teema juurde, milleks on siis koostöö lapsevanematega. Mina siis isiklikult olen töötanud üle 10 aasta koolis ja lisaks peaaegu ka 10 aastat NEET-noortega. Ja tegelikult see annab mulle sellise hästi hea kogemuse baasi, kuidas siis nõustada lapsevanemaid, kuidas töötada NEET-noortega. Jah, nii. Aga kui nüüd lähemalt vaadata seda koostöö lapsevanematega, siis minu arvates üks kõige olulisemaid osasid on see, et kõikidele peaks andma nii-öelda hääle. Ja mida ma selle juures arvangi, et hääl peaks siis olema nii lapsevanemal, lapsel kui ka kõikidel osapooltel. Mida ma olen märganud enda töös, et vahel on niimoodi, et spetsialistid lepivad kokku ühised mõtted, kuulavad kõik endapoolsed mõtted ära, kuid sellele noorele sageli võib-olla häält ei anta, ei küsita, mida tegelikult tema siis elult soovib. Aga samamoodi minu arvates peaks hääle andma ka sellele lapsevanemale, sest tema on tegelikult see, kes elab selle lapsega koos ja võib-olla võiks ka teada teda kõige paremini. Teine asi, mis on minu meelest võiks hästi toimida koostöös lapsevanematega, on ühised eesmärgid. Ja mida ma selle all mõtlen, et see eesmärk, nii nagu ma natuke rääkisin selle hääle andmisest, et ühised eesmärgid, mis on seotud lähtuvalt noorest. Et meie ju võime mõelda, et kõige olulisem on, et noor läheks kooli või ta läheks tööle, aga kui see tegelikult ei ole noore soov, siis see teda ei aita. Vaid leida sellised eesmärgid, mis motiveeriks ka seda noort, aga sellised, mis on ka jagatud eesmärgid, mida teab ka lapsevanem, ehk siis see, kui me ühiselt proovime leida võimalused just seda noort sinna eesmärgini suunata, ehk siis kool teab, lapsevanem teab, noor teab, mis on meie eesmärk, mis on meie plaan, siis tegelikult see ka kõige paremini tavaliselt nii toimib. Meie töös on tegelikult suhtlust vanematega üpris palju, aga minu arvates hästi erinev on see, et kas see noor, ehk siis see NEET-noor on alaealine või täisealine. Meile tuleb neid kontakte noorte kohta erinevalt ja kui minule näiteks tuleb alaealise kontakt, siis mina isiklikult võtan esimese asjana ikkagi ühendust lapsevanemaga. Võite ju mõelda, et miks just lapsevanemaga, kui mure on võib-olla selles noores ehk lapses, aga tegelikult minu arvates on oluline leida see koostöökohad selle lapsevanemaga. Ja tegelikult on ka see lapsevanem, kes teab seda last kõige paremini. Toon teile näite. Näiteks meil STAR-programmi kaudu tuleb 2 korda aastas seire alusel noorte kontaktid. Ja nii on ka minul tulnud ja üks kord oli väga hea see, et tuli see kontakt noore kohta, aga see noor tegelikult ise küll oli nimi kirjutatud nagu tüdruku nimi, aga võtsin emaga ühendust ja öeldi, et teate, et palun mitte selle nimega seda noort siis kõnetada, et tema soovib, et teda kutsutakse vastavalt selle nimega. Ja kui ma selle noorega siis ühendust võtsin ja helistasin ja ütlesin talle tere, et ja ütlesin selle nime, mis siis ema soovis pöörduda, siis see justkui avanes nii-öelda see aare. Et siis ta sai aru, et väga tubli, et keegi on süvenenud, kes ta on, mis ta on ja nii edasi. Ehk siis see lapsevanemaga suhtlus on hästi oluline. Tõin ennem välja ka selle, et täisealise vanemaga suhtlus, mina ütleks nii, et need noored, kes on ikkagi täisealised, minul isiklikult töös on nii, et ma ikkagi pigem suhtlen selle noorega, sest on täisealine, ta suudab tegelikult ise ka vastutada oma eesmärkide ja elu eest, aga kui on nüüd hästi raske noor, siis ma arvan, et on vaja kindlasti perekonna toetust, mis tõttu on ka vanematega suhtlus hästi oluline. Meie töös tuleb tegelikult kohtumisi väga palju erinevaid nii noortega kui ka lapsevanematega. Et mina isiklikult enda töös, mul on kohtumised sellised, kus on nii noorega, üks ühele, ma arvan, neid on meie töös kõige rohkem.
Ja kui mõni mõtleb, et mis need kohtumised siis on ja mis me siis nii-öelda teeme, siis tegelikult see ei ole üldse selline, et me lihtsalt jutustame ja jutustame, vaid tegelikult meil on väga eesmärgipärastatud kohtumised, et igal kohtumisel on eesmärk, me teame, millest me räägime, miks me siia tulime ja ka noor teab järgmisel korral, kui ta tuleb kohtumisele, et mida me siis täpselt teeme, mida me räägime. Aga kui vaadata kohtumistest lapsevanematega, siis ka minul on selliseid kohtumise, mis on üks ühele lapsevanemaga, aga peamiselt ma kohtun võib-olla noore ja lapsevanemaga koos. See on just selleks, et anda hääl kõigile ja püstitada ühised eesmärgid. Nii. Ja tegelikult on hästi oluline noore juures ka panna tähele erinevaid muutusi. Ja see ei tähenda seda, et ta nüüd automaatselt langeks nooreks, aga see võib tähendada mingisugust eluraskust, mingisugust probleemi. Ja kui seda nüüd kõrvale jätta ja mitte märgata, siis see võib süveneda ja siis võib juba olukord halvemaks minna ja nii edasi. Mina tooksin siis välja, mida võiks lapsevanem ja tegelikult ka mitte ainult lapsevanem, vaid kõik need inimesed, kes puutuvad selle noorega kokku, mida võiks siis tähele panna. Esimene on siis huvide kadumine, väsimus, tüdimus, eraldumine, omaette olemine. Ja eriti veel selles osas, et kui on noor, kes on tegelikult hästi aktiivne, käinud palju trennides ja üks hetk tal kaob huvi ja tal ei ole üldse huvisid, siis tuleks mõelda, et miks see nii juhtus, miks ta tahab omaette olla, miks ta on väsinud. Ja nüüd, kui te võib-olla kuulate mind, võite mõelda, et väsimus, enamus noored on väsinud, täiskasvanud on väsinud. No tõesti, et me nüüd ei too seda välja, et ainult väsimus nüüd on see märk, aga kui nüüd neid märke on väga palju ja need on hästi süvenenult, et on iga päev väga väsinud, siis võib mõelda, et mis on see, miks ta on väsinud. Jah, muidugi võib olla meditsiinilisi põhjuseid, ka seda tuleb meeles pidada, aga märgata. Siis on uneprobleemid. Minul NEET-noortega töös on üks väga-väga suur murekoht, et kas minnakse liiga hilja magama, magatakse liiga vähe, tõustakse väga ebaregulaarsel ajal, ja mõni mõtleb, et mis see uneprobleemid olid, et just eelmisel nädalal mul oli üks kohtumine ühe lapsevanema ja lapsega ehk noorega ja siis oligi see olukord, et noor räägib, ta on nii väsinud, kogu aeg ma olen nii väsinud, ma ei jõua seal tunnis, et ma arvan, et mul on võib-olla vaja mingisugust diagnoosi. Ja siis ma ütlesin, et mis sa ise arvad, miks sa oled väsinud? Ei, ma arvan, et ma olen kuulnud, et vahel saad mingi diagnoosi ja siis sa oledki selle pärast väsinud. Ja esimene asi, millest ma tavaliselt hakkan rääkima, et millal sina tavaliselt siis magama lähed ja kui ma kuulen, et see on 1-2 aeg kõige varem ja ärkad hommiku 7 aeg või ka 6 aeg, siis need öötunnid tegelikult ei tule täis ja ilmselgelt sa oled väsinud ja ei jõua süveneda. Ja täpselt nii on ka meie töös. Kui mina läheks niimoodi magama, ei jõuaks ka mina tegelikult olla. Siis järgmisena võib-olla tooksin välja sagedased või selgusetuks jäävad tervisekaebused. Et küll seal võib olla see, et mul on näiteks üks noor, kes sageli kaebas migreenihoogude tõttu. Jah, tal oli ka tõesti diagnoositud, aga noor ausalt tegelikult tunnistas ka seda, et mitte iga päev ei ole tal migreen, aga see on väga hea põhjus, miks öelda, et ma ei lähe kooli, mul on jälle migreen. Aga mitte neid märke siis eirata. Siis kohustuste eiramine, keskendumise raskused. Keskendumisest ka natuke rääkisin, aga kohustuste eiramine, et ma ei teegi kodus mitte midagi ja ma tegelikult ei tee mitte midagi, ma teen ainult neid asju, mida mina tahan. Või siis ka näiteks käitumisprobleemid ja narkootikumid, mis ka meie töös tegelikult tulevad päris palju ette, et tavaliselt kui noor kuskil käitub väga halvasti, on see siis avalikus kohas, on see siis koolis, kus iganes, siis tavaliselt ei ole niimoodi, et noor on halb. Minu arvates on see vale väljend, vaid minu arvates see probleem on mingil põhjusel tekkinud. Ja tuleks aru saada, miks. Ka narkootikumid on tegelikult aseaine minu arvates sellele, et tal on midagi elus teisiti, midagi on valesti, või on hoopiski teiste kaaslaste mõju ja nii edasi, et tuleks seda märgata. Siis enese vigastamine, et kindlasti vanemana märgata neid hetki ja ka sellest rääkida, siis hoolitsemata või veider välimus, et minu poole on pöördunud lapsevanem, kes on olnud, tead, ta ole 2 nädalat pesemas käinud, ta haiseb nii õudsasti. Mis nüüd saab?
ja tegelikult mina arvan, et nende kõikide punktide juures ongi oluline oma noorega ehk enda lapsega rääkida. Et märgata, mitte niimoodi, et jah, ta ei ole 2 nädalat pesnud, ega ma ei ütle ka talle midagi, et see lapsevanem samamoodi ütles, et aga kuidas ma lähen nüüd ütlen oma lapsele, et sa haised. Et pigem on oluline, kuidas siis seda kommunikeerida edasi. Siis on söömise ja uneprobleemid, mida uneprobleemist juba natuke rääkisin, aga söömisprobleemid ehk siis süüakse väga kaootiliselt. Praeguses koolikeskkonnas on ka natuke suund sinna poole läinud, et üks osa noortest ei söö koolis. Ta ei söö hommikul, ta ei söö koolis, siis tal on väga halb olla, ta ei suuda keskenduda, samas tal on halb olla, võib ka lausa kokku kukkuda. Ja sööb siis õhtu tohutult palju seda toitu nii-öelda järgi, aga tegelikult on oluline hommiku süüa ja minu poole on lapsevanemad ka pöördunud ja öelnud, et aga laps ja mina ütleme, meil ei ole isu hommikul. Mul ei ole isu, ma ei taha süüa ja nii ongi. Ja ma olen öelnud, mis te arvate, et mul on iga hommik isu. Ma tõusan üles ja kohe, et tahaksin väga süüa. Tegelikult ei ole, vaid peaks mõtlema, miks me sööme hommikul. Selleks, et meil oleks energiat, selleks, et me suudaks keskenduda, selleks, et me suudaksime minna kooli või tööle. Siis perekonnakriisid, neid võib olla erinevaid, näiteks minu töös on tulnud palju ette vanemate lahutust, siis on oluline olla selle noore jaoks olemas ja postitused sotsiaalmeedias, et minu hinnangul võiks iga lapsevanem ikkagi jälgida postitusi, mida tema laps sotsiaalmeedias teeb. See võib olla häiremärk sellest, et midagi ta elus on teisiti. Ja kui neid erinevaid, need on ainult üks osa, mis on tegelikult välja toodud, aga neid võib veel tohutult palju olla. Aga kui sina märkad midagi enda noore puhul, oled sa lapsevanem, oled sa kohalikust omavalitsusest, koolist, kus iganes, siis on oluline ka tegutseda ja märgata ja rääkida selle noorega. Et mitte öelda, et ma tean, tema ka teab, aga miks keegi ei räägi siis temaga. Minu töös tuleb ette tegelikult väga palju erinevaid edulugusi ja kui ma mõtlesin, et ma hakkan rääkima ühest eduloost, siis tavapärased edulood on väga tubli, raske noormees neiu, raske taustaga, sai tööle, sai kooli, super. Aga täna ma mõtlesin, ma räägin teistsugusest noormehest, sest minu arvates need noored, kes on alaealised põhiharidusega, siis nende taust on tavaliselt niivõrd raske, neid ei taha keegi tööle, sest nad on alaealised, neil on nii madal haridustase ja iga eesmärk ja iga edulugu ei tähenda seda, et ta on kooli või tööle saanud. Ja järgnevalt ma räägingi mõne sõnaga enda ühest noorest, kes siis on 17-aastane noormees ja minu juurde ta siis sattus niimoodi, et meil siis 2 korda aastas tuleb STAR-programmi seire alusel noorte kontaktid. Nii tuli ka tema oma. Ja ma võtsin siis, kuna ta oli alaealine, siis ma võtsin ühendust tema emaga. Ema oli väga rõõmus, et keegi võtab ühendust ja oli igati koostööks valmis. Ja hakkasin siin selle nooremehega suhtlema. Alguses võtsin, ja mida ma siis küsisin emalt, et kuidas ma võiksin selle noorega ühendust võtta. Et kas on telefoni teel, sõnumite teel, Facebooki kaudu. Et see on hästi oluline koht, sest on osa noori, kes ei ole valmis täiskasvanud võõra inimesega rääkima telefonis. Ja temaga ma tegelikult alguses võtsingi sõnumi vahendusel, mis oligi hea mõte, mida andis siis ema. Ja noormees, kes siis mõtles, et tema võtab vaba aasta, sest oli kuulnud, et vaba aasta on tõeliselt äge aasta, saab kõiksugu asju teha ja ei pea koolis käima. Ja tuleta meelde, et see noormees oli lõpetanud siis põhikooli. Ta võttis vaba aasta selleks, et olla oma sõpradega, käia igal pool, magada, mängida arvutimänge, teha kõike. Tal ei läinud põhikoolis väga hästi, aga ta sai hakkama. Ja tegelikkuses see lugu väga hästi ei alanud sellest, et ta nüüd selle vaba aasta võttis. Õnneks oli tema ema hästi aktiivne ja toetav, üritas väga palju teha, aga vahel ongi see, et sõnadele peavad järgnema ka minu arvates teod. Et kui sa midagi ütled, siis sa peaksid tegelikult ka seda enda kodukeskkonda viima. Siis noormees minu hinnangul oleks võinud ka minna psühholoogi juurde, millest rääkis ka Kristi meie teenuste all, aga ta ei soovinud ja ta oli täiesti vastane ja kui ma olin temaga pool aastat töötanud, siis ta ütles, et ma ravin enda depressiooni ise.
no see on nüüd väga suur selline ohumärk, kui noor ütleb, et tal on depressioon ja ta ravib seda ise. See näitab seda, et midagi on nagu valesti. Ja õnneks saime nii palju, et ta siis oli valmis minema perearsti juurde, et sealt siis edasi minna juba spetsialistide juurde. Ja sellel noorel küll olid edasiõppimise mõtted, aga need olid seotud sõpradega. Kui sõber läheb sinna Tisleriks, siis ma mõtlen ka, et ma lähen. Või ma mõtlesin, et tegelikult sõber plaanis sinna Viljandisse kooli minna. Ega ma ei tea, mis erialad on, aga ma vist lähen ka selle pärast. Aga see ema oli selles mõttes hästi tubli, et kuigi noorel hakkas nagu halvemini minema, siis ta sai aru, et on oluline, et tema on talle toeks. Ja tänu emale, et tegelikult hakkas vabatahtlikult tööl käima regulaarselt, mis on minu meelest üks selline väga hea näide sellest, et kuigi sa oled võtnud selle vaba aasta ja meie mõttes sa justkui ei ole edulugu, siis vabatahtlik töö andis tegelikult sellele noorele väga palju. Siis noor soovis tööle minna enda arvates, aga reaalselt tegelikult tegusid sinna taha ei läinud. Et mina ka enda töös kohtan sageli seda, et noor ütleb, ma tahan minna tööle, ma tahan minna kooli. Aga tegelikkuses on see, et kui hiljem ma küsin, miks sa tahad tööle minna näiteks. Mõni ütleb raha pärast, aga mitte alati. Siis hiljuti üks noormees ütles, et aga ma ei näe üldse 5 aasta pärast ennast tööle minemast. Ehk see on oluline aru saada, et mis see noor siis tahab. Siis selle loo puhul oli minu arvates see, et on oluline eristada lapsevanema ja sõbra rolli, mis tähendab siis seda, et tegelikult see vanem oli minu arvates liiga sõber kui lapsevanem. Jah, ta tegi paljusid asju, aga ta ei tahtnud ka võtta võib-olla selliseid negatiivseid otsuseid vastu. Ja hetkeseisuga on niimoodi, et ma olen sügisest saati selle noormehega tegelenud, oleme saanud eesmärgipäraselt kokku, oleme koostanud CV, vaadanud, millised tööpakkumised talle võiksid sobida, siiski tegelikult tööle ta ei soovinud minna, et soovis olla oma sõpradega. Tänu sellele, et ema ei kehtestanud kodus korralikke reegleid, oli tegelikult narkootikumid ja erinevad teised uimastid väga kiired tulema tema sõprade kaudu, mis tõttu on hästi oluline märgata igasuguseid asju, kui see noor on kodus. Ja mina soovitan kõikidele, kes töötavad selliste noortega, kes on põhihariduse omandanud ja on lihtsalt kodus, siis on oluline ikkagi, et kodus oleksid reeglid ja märgata ja ikkagi panustada sellesse noormehesse. Aga miks mina arvan, et on ta edulugu, sest nüüd see noormees ütles, et ma arvan, et võib-olla nüüd ma läheksin psühholoogi juurde. Ehk siis mina ütlen ka nii, et kõik eesmärgid ei pruugi tulla kiiresti, võib minna aega, aga oluline on olla järjepidev, igal suunal, et kui mina töös noorte heaolu spetsialistidega kui ka lapsevanem, me teame, mis on meie ühine eesmärk ja tänasel päeval see noormees teab väga hästi, kelleks ta soovib saada, millal ta kandideerib ja kuhu ta siis läheb edasi. Ehk siis see aasta ei ole alati maha visatud aasta, vaid see aasta võib olla see, mis toob talle teadlikkust, kuhu ta võiks minna ja miks ta läheb, mitte sellepärast, et sõbrad oleksid läinud sellele samale erialale. Nii, aga nüüd ma toon võib-olla mõned soovitused lapsevanematele, et tegelikult need soovitused võivad kehtida ka teistele, kes tegelevad erinevate noortega. Ja võib-olla need soovitused on toodud ka lähtuvalt sellest, mida mina oma töös olen märganud. Ehk siis, kui sa oled lapsevanem, siis on oluline jagada oma muret. Ehk siis, kui sul on selline tugivõrgustik või spetsialistid, et räägi oma muret, et koos jõuame ühiste eesmärkidele. Tunne huvi enda lapse vastu. No ma arvan, et see on üks kõige olulisemaid asju. Aga mõni mul on öelnud, et ma lähen küll hommiku, või tähendab, ma küsin, ta käib koolis, ma küsin, kuidas on läinud, ta ei vasta mulle. Ega ma ei hakkagi enam rohkem siis küsima. No minu arvates see ei ole väga hea mõte, sest mida noor haarab sellest, aga ta ei küsi, siis ta ei tunne huvi. Ehk siis minu arvates on hästi oluline küsida, tunda huvi, isegi kui see noor mõnel päeval ei vasta, usu mind, teisel päeval ta võib-olla vastab. Ja kui sa oled järjepidev, siis tegelikult see viib tulemusteni. Seadke väikesed eesmärgid ja käega katsutavad eesmärgid. Et enda töös ma märkan seda, et kui noor näiteks ei ole aasta, pole
põhimõtteliselt koolis käinudki. Ja vanem ütleb, nüüd on meie eesmärk homsest 100% koolis käia, kõik hinded 4-5, siis mina arvan, et see on üpris ebareaalne eesmärk. Et tuleb võtta väiksed eesmärgid, mida me teeme homme, mida me teeme sellel nädalal. Ja eesmärgid võiksid olla sellised, mida on võimalik hinnata. Mida ma selle all mõtlen? Et kui noor tuleb minuga kohtuma, siis ütleb, et ma proovin käia rohkem koolis. Siis proovin ja käia rohkem, väga raske hinnata. Et kui sa käid näiteks 1 tunni rohkem, no kas siis on eesmärk täidetud? Ehk siis täpselt võtta nendel päevadel, ma teen neid asju, sellel nädalal ma teen neid asju, et oleks aru saada, et mida sa teed ja need oleks pigem väiksed ja need võiks olla jagatud eesmärgid. Ehk seda teab noorte heaolusspetsialist, seda teab kool, seda teab lapsevanem, seda teab näiteks lastekaitse ja nii edasi. Et kõik teavad, mis eesmärgi poole me siis püüdleme. Ja ole järjepidev ja ära anna alla. Nagu ma just ütlesin, kui hommikul on ikkagi see noor ja ta ei tule ülesse, siis ei ole niimoodi, et oi, ma mõtlesin, et ma enam ei hakka teda äratama, ta niikuinii ei viitsi minna sinna kooli. Sina pead olema järjepidev, mitte alla andma. Et kui sageli küsitakse, et mis kell sinu tööpäev algab, siis minu tööpäev algab enamasti kell 7. Võite mõelda, et miks kell 7, kas ei oska magada, ei mul seda probleemi siiski ei ole. Vaid minu mure on see, need noored, kes ei lähe kooli ja vanem on alla andnud, aga mina olen see, kes ei anna alla. Et ei ole päris nii, et ma iga päev kell 7 hakkan kõigil helistama, vaid mina üritan kasvatada seda iseloomu harjumust, et noor tõuseks, saaks aru, miks ta läheb. Ja tegelikult see ajas väheneb. See on näha, et kui ma mõned korrad seda teen, siis see noor tegelikult saab juba paremini aru. Siis psühholoogid, psühhiaatrid ja teised spetsialistid on teile toeks. Enda töös ma näen sageli seda, et lapsevanemad ütlevad, et ma ei lähe psühhiaatri juurde, issand jumal, ma saan nüüd jubeda diagnoosi enda lapsele ja ei, see on halb ja neid ravimeid ma üldse ei puutu. Mina ütlen vastupidi, enda töös ma näen, et kui noored saavad spetsialistide juurde, siis nad suudavad hoida enda elus sellise tasakaalu, et saavad käia koolis või tööl või oma teisi elu eesmärke täita. Et see on hästi oluline teada seda. Ja ära oota üllatusi, kõik üllatused ei ole positiivsed. No mul on siin üks hea huvitav näide, huvitav negatiivses mõttes. Üks isa siis, või tähendab ema ütles, et ma küsisin, et kas te teate, kuhu kooli teil plaanib noormees sügisel minna ja siis, sest ta ise ütles, et ta plaanib kooli minna. Siis ta ütles mulle, et ta üllatab mind kooli ja eriala valikuga. Ja see ema ütles, et talle nii meeldivad üllatused. Ja mina ütlesin, et üllatus võib olla ka negatiivne. Ei, mis negatiivne, pole elus saanud negatiivset üllatus, aga mina usaldan oma poega. Ja kui tuli siis see sügis, siis üllatus oli kõigile väga suur negatiivses mõttes, ehk siis ta üllatuski, et ta ei läinud mitte kuhugi, aga ta ootas selle hetkeni, et kuhugi mujal enam ei olnud võimalik kandideerida. Et nii, et alati üllatused ei pruugi olla meeldivad. Vajadusel otsi ka endale toetust ja abi, et lapsevanemana on oluline hoida ka iseennast. Et kui on mõni spetsialist, on see noorte heaolusspetsialist, on see psühholoog, on see psühhiaater, kes iganes, ka sinul on vaja toetust ja abi, et püsida järjekindel ja kodune keskkond võiks toetada noore arengut. Natuke rääkis ka sellest Kristi, et näiteks arvuti teema on praegu hästi õhus väga paljude noorte jaoks, et mina näen, et noor ei käi koolis, aga talle võimaldatakse kogu aeg lihtsalt arvutis istuda. No minu meelest see ei ole väga mõistlik ja tuleks panna piire. Ja nii nagu ma ütlesin, et eesmärgid peaksid olema jagatud, ehk siis mulle üks vanem helistas, ütles, et võtsin nüüd arvuti välja, nüüd on hullumaja kodus, mis saab, mis ma teen. Ja siis ma ütlesin, et kas te seletasite enda lapsele, et miks te võtsite välja, kaua teil on see ära? Ja mis ta peaks tegema selleks, et saada kas või osaliselt tagasi. Ei no mida ma siin seletan, ta ei saa midagi aru, ma ei öelnud talle mitte midagi. Ehk siis oluline on öelda, miks sa teed midagi ja koos need eesmärgid panna, mitte äkki lihtsalt ise see ära võtta. Mul on selliseid huvitavaid nii positiivses kui negatiivses mõttes töös veel kogemusi, et mul oli üks isa, kes siis ütles, et tema aitab kooli kandideerimise ise ära teha lapsega. Ja aga ta ei saanud aru, et miks ei saanud, miks ei osutunud tema laps siis valituks.
ja meie teeme ka erinevate osapooltega koostööd ja selgus siis see, et mina ka ise alati pakun, et mina võin aidata kandideerida, sest mitte kõik noored ja ka lapsevanemad ei tea, kus, millal ja kuidas see süsteem nii-öelda toimub. Ja juhtuski niimoodi, et see noormees siis kandideeris koos oma isaga ja isa ütles, et kõik oskab, abi pole vaja ja noor oli lõpetanud põhikooli, aga tegelikkuses juhtus see olukord, et ta valis keskhariduse baasil eriala ja ilmselgelt jäeti ta kõrvale, ta ei saanud. Ehk siis alati tasuks küsida abi, kui sa tegelikult ei tea, kuidas siis käib. Ja siis üks näide võib-olla veel, et üks lapsevanem helistas, ütles, et ma nüüd olin tubli ja järjekindel, nii nagu sa ütlesid. Ja ma ütlesin siis enda noorele kodus. Ma ütlesin talle, et tänasest alates mul aitab, hakkad tööle või koolis käima. Nii ei saa edasi minna, nüüd valid ise ja kohe homsest hakkad tegema. Ja siis ma ütlesin, et kuidas see homsest nagu tunduks realistlik, kuidas ta saab minna üldse tööle homsest? Või kuhu kooli ta nüüd homsest läheb? Ehk siis vanemana ka mõista, et see, mida sa pakud, peaks olema nagu realistlik. Ja nüüd järgnevalt ma toon ühe näite enda tööst, kus siis on lapsevanema kogemus selles osas, et ehk siis koostöös noorte heaolu spetsialistiga. Tere! Minu tütar on 16-aastane. Tal oli raskusi koolis käimisega, seoses millega tekkis paljudes õppeainetes mahajäämine ning õpiraskused. See omakorda süvendas vastumeelsust ja hirmu kooli mineku ees. Aasta tagasi vahetasime kooli ning kevadel sain kõne noorte heaolu spetsialistilt võimaliku koostöö pakkumisega. Olin alguses skeptiline, kuid igasugune abi ja tugi oli lapsele vajalik ja me olime valmis proovima. Tütrel on diagnoositud ärevushäired, mis suuresti takistavad tal uutes olukordades toime tulla ning teatud hirmudele vastu astuda. Et on näite, kui koolis oli vaja õpetajaga mingil teemal rääkida, mis lapsele tegelikult tekitas väga suurt stressi, et kuidas ta räägib ja mida õpetaja vastab, siis juba see paanika soodustas jälle kooli mitte minemist. Kui aga laps hakkas kohtuma Merliniga, sai ta rahulikult rääkida oma tunnetest ja hirmudest kooli, õpetajate, klassikaaslaste, kõige sellega seotud teemadel, mida ta võib-olla minuga või isaga ei soovi arutada. Mul oli hea meel, et tal on olemas keegi inimene veel, kes aitas seada eesmärgid, et saaks järk-järgult puudulikud hinded parandatud, teha kokkulepped õpetajatega. Oli ka olukordi, kui pidime kõik koos koolis kohtuma, et paika panna plaan õppimisega seoses. Vahel võivad lapse vaiksed appihüüded jääda märkamatuks emadelegi, olgugi, et soovime lastele ainult parimat, siis neil hetkedel nägi ka laps, et Merlini toe ja julgustamise olemasoluga võis ta olla kindel, et tema hirme ja muresid võetakse tõsiselt täiskasvanud inimeste maailmas. Täna on tal tekkinud palju uusi eesmärke. Koos on läbi vaadatud võimalused, mida võiks õppida, mis võiks sobida, millele pöörata rohkem tähelepanu vestlustel ja nii väga palju muudki. Mina väga loodan, et me jätkame koostööd ka siis, kui laps alustab õpinguid keskkoolis, sest see tugi on lapsele väga olulise tähendusega ja ka minule. Suur aitäh! Ja see, ma arvan, oli väga hea näide sellest, et kuidas meie töös siis teeme koostööd lapsevanematega. Ja kui vahepeal jutust võib tunduda, et meie oleme noorte heaolu spetsialistidena justkui üksikud hundid kuskilt ühermaal, siis tegelikult see ei ole. Meie oleme üks osa sellest suurest võrgustikust, mille üle mina olen väga tänulik ja selle noore puhul ja lapsevanema puhul tõesti täpselt samamoodi. Üksi mina ei oleks kuhugi jõudnud, ka see lapsevanem oli tegelikult natuke kimpus, vaid oluline mina, lapsevanem, see noor, kool ja teised toetavad spetsialistid ja koos tegelikult jõudsime ühiste eesmärkideni. Aitäh! Aitäh, Merilin, väga sisukas ja põnev ja näiteid täis ettekanne. Meil tulid ka mõned küsimused publikult, et kui noorel on palju probleeme, siis mis on esmane, millest alustada? No see hästi sõltub nende probleemide sisust võib-olla, et mis on need probleemid. Mina arvan, et korraga kõiki probleeme ei suuda lahendada, vaid nii nagu ma mõtlesin ka seda, et eesmärgistatud need kohtumised, et nendel kohtumistel, näiteks minu arvates on oluline tegeleda sellistega, mida annab võib-olla ka muuta, mõelda näiteks uni,
toitumine, et võib-olla niisugused baasvajadused, et ei ole niimoodi, et noor, kellel on uimasti sõltuvus, magada ei tea tavaelust väga palju midagi, aga mina hakkan kohe suunama kooli või tööle. Et mina arvan, sellistest baasvajadustest tuleks enne alustada ja siis vaadata edasi, et mingi põhi peaks ikkagi olema seal. Kui noorel on perega halb suhe või puudub üldse, siis kuidas noort toetada? Ma küsiks juurde, aga selles mõttes, et miks see halb suhe on, et millest see on tekkinud, et tegelikult ka see lapsevanema kogemuse näide, et ka mitte neil ei olnud alati parim suhe, et pigem mõelda, miks on see halb, aga on ka peresid, kus on tõeliselt nii halb suhe ja tegelikult perekond ei toeta, siis meie võib-olla noorte heaolu spetsialistidena oleme see neutraalne täiskasvanu, kes aitab talle ühiseid eesmärke täita, et võib ka nii selliseid lugusid olla, kus ei anna võib-olla see peretausta nii palju, aga meie oleme üks osa sellest, et mina näen neid peresid, kellel on hästi-hästi raske taust, siis on olemas ka teised spetsialistid, psühholoogid, pereterapeudid, kes suudavad tegelikult olukordades väga hästi aidata. Ja kuidas toimub koostöö koolidega ja kuidas saaks kool üldse toetada, et noor ei satuks need olukorda? Minul isiklikult on enda valla koolidega väga hea koostöö, et need koolid siis edastavad mulle kontaktid noortest, kellel võib-olla on mure, selles mõttes, et mitte lihtsalt mure, vaid võib-olla tal on juba väga süvendatud mure, ta ei ole juba aastaid käinud koolis või tal ongi juba motivatsioonilangus või ei tea, kuhu edasi õppima minna, siis koolid suunavad ja väga oluline on seda koostööd jätkata, et teeme näiteks ümarlaudu, kaasame sinna ka teisi spetsialiste, näiteks psühholooge, psühhiaatrid, et mis nõu annavad nemad, lapsevanemaid, et nii nagu ma ütlesin, väga oluline on jagatud ühised eesmärgid. Ja mida teha vanemana, kui tundub, et motivatsioon on otsas? Kas siis vanemal või noorel? Vanemal endal on motivatsioon otsas. Ja enda töös ma tegelikult kohtan väga palju selliseid vanemaid, ma ei jõua enam. Ma lihtsalt lööngi, selles mõttes, ma lihtsalt ei jõua, ma ei oska enam midagi teha, ma ei tea, mis selles olukorras aitaks, siis ma ütlengi, jagatud mure on oluline. Et jaga enda muret, sul on spetsialistid toeks, näiteks ka meie noorte heaolu spetsialistidena, võta reaalsed sammud, aga lihtsalt tunne siiski enda lapse vastu huvi, see on hästi oluline, mitte lüüa käega ja ka endale tegelikult on vaja toetust, et näiteks psühholoogi või psühhiaatri näol. Ja millised on head praktikad vanemate ja spetsialistide koostöö toetamiseks? Kuidas saaksid vanemad ja spetsialistid, ehk siis sina ise ka omavahel veel paremini koostööd teha? Veel paremini, no alati saab paremini. Et võib-olla mõeldagi seda, et mis on kõikide inimeste roll, mis on see eesmärk, et näiteks meie sageli noortega oleme ära jaotanud, sinu roll on, sa tegeled selle teemaga, sina seda, aga et see kokku viiks meie ühise eesmärgini, et mõelda, et mis on meie ühine eesmärk, mida saab see inimene teha, mida saab teine inimene teha, et mõelda võib-olla niimoodi lähtuvalt. Võib-olla sa mainisid seda ka juba oma esitluses, aga kui sageli sa ise kaasad vanemaid või pereliikmeid oma töösse noorega? Alaealiste puhul alati, täiskasvanute puhul harvem, aga mina ütlen niimoodi, et see sõltub probleemist, sellest murest, et kui süvendatud on, aga mina arvan, et näiteks nende puhul, kes koolikohustust ei täida noored, alati see on väga oluline ja ma arvan, et siiski need, kellel see hästi sõltub jah, kui vana ta on ja et kas ta käib koolis, on ta kodus, aga mina arvan, et enda töös on väga oluline kaasata lapsevanemaid, sest nemad on need, kes ikkagi enamasti elavad oma lastega, mõtlen alaealiste lastega koos. Ja viimase küsimusena, et mis toetab sind ennast vanematega töös, et mis annab sulle jõudu, energiat? Ma arvan, et need väikeste eesmärkide täitumine. Et mina ka soovitan mitte nüüd võtta neid tohutuid suuri, milleni me ka tahame jõuda, aga võib-olla see, et see eduelamus ja tagasisida on minu jaoks hästi oluline, et mina näen, et minu töö on väga vajalik, mis muudab inimeste elusid. Aitäh, Merilin, väga inspireerivad mõtted siia lõppu.